Minu nimi on Anneli Rätsep. Igapäevaselt tegelen päris mitmete asjadega, et ma pean ennast hingelt perearstiks, et mul on oma nimistu, mul on oma patsiendid, et suurema osa oma nädalast ma töötan patsientidega. Aga teine selline südame asi või valdkond, mida ma olen ka juba ligi 25 aastat teinud, olen Tartu Ülikoolis peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis õppejõud, et õpetan arstitudengeid, varasemalt ka proviisoreid ja pereõdesid, aga viimastel aastatel olen keskendunud just suhtlemisainete õpetamisele, et varem tegin muud õpet ka ja just see suhtlemise teema on hästi hingelähedane olnud. Kuidas EMMi minu ellu tuli? No sellest on ka ikka palju aega möödas, see oli aasta 2010, kui Tervise Arengu Instituut pöördus meie õppetooli poole, teiste õppejõudude poole ja uurisid meie huvi, et kas meil oleks soovi hakata motiveerivat intervjueerimist õpetama. Ja kus Tervise Arengu Instituut selle idee peale tuli, et toona tehti perearstide õdede seas küsitlused, millest nad kõige rohkem puudust tunnevad ja nad tundsid puudust just nõustamisoskustest. Ja meil Eestis ei olnudki sellist, arstiõppes ka tegelikult ei õpetatud suhtlemist tol ajal väga palju üldse ja rääkimata nõustamisoskustest ja meil ei olnud päris mingisugust konkreetset mudelit või süsteemi, kuidas seda teha. Ja jõudsimegi oma otsingutega motiveeriva intervjueerimise ehk EMMi juurde, me nii teda nimetame. Ja tänu Tervise Arengu Instituudile me 5 arstiharidusega inimest saime siis esimesed koolitused ja need olid 2-3 päevast ja siis veel 2 päeva kestvad, et pikad ja põhjalikud koolitused motiveeriva intervjueerimise rahvusvahelise võrgustiku treeneritelt, et need olid välismaa eksperdid, kes meid siis õpetamas siin käisid. Ja toona ega meil muud üle jäänud, kui hüppasime tundmatus kohas vette, et olles ise vastalt õpetust saanud, hakkasime õpetama kohe ka teisi. Ja ma arvan, et tänu sellele, et ma olen kõik need aastad EMMi ikka õpetanud, on ta mulle endale oluliselt rohkem selgemaks saanud, kui võib-olla see, et raamatust lugedest või ainult kursustel käies. Ja senimaani mu süda ikka kuulub EMMile ja ma usun, et see on selline oskus, mida tervishoiutöötajad päris igapäevatöös kasutada ja rakendada saavad. Ja nii me olemegi siis toimetanud ja nendel aastatel, kui meid siis koolitati, siis tekkisid ka sidemed teiste motiveeriva intervjueerimise õpetajatega, et need oli psühholoogia valdkonnas, haridusvaldkonnas, ka siis vanglateenistustes ja erinevates valdkondades. Ja sealt tekkis ka idee, et me tekkisid tuumik inimestest ja me asutasime Eesti motiveeriva intervjueerimise treeningu assotsiatsiooni. Ja see on tänapäevani toimiv organisatsioon. Ja selle eesmärk oligi just EMMi laiemalt tutvustada ja arendada, nii et sealt see minu tutvus ja EMMiga koos käimine on alanud. EMMi minu jaoks, siia võib-olla sobibki hästi Bill Milleri tsitaat, et kui koolitusel tema käest küsiti, et what is the difference between doing MI and being MI? Ja ta ütles, et 10 years. Ja mulle tundub, et ma olengi nii kaua aega olnud motiveeriva intervjueerimises sees, et see on saanud osaks minu suhtlemisviisist, minu olemisest, et ma loodan, et ma ka oma
igapäevaelus kannan neid põhiväärtusi, mis EM-is on olulised, ma ise vähemalt usun seda. Esimest korda motiveeriva intervjueerimise koolitustel seda läbisime ja kokku puutusime, siis ma tundsin kohe, et see on midagi sellist, mis on minu jaoks. Sellepärast, et arstiõppes mind, kui ma arstiks õppisin ülikoolis veel, mind ikka huvitasid artiklid ja uuringud selle kohta, et kuidas patsientidega suhelda ja väga palju räägiti patsiendi kesksest suhtlemisest. Ja siis ma lugesin, et seal on oluline olla empaatiline ja oluline on kaasata patsienti erinevate otsuste tegemisse, mis puudutab nende tervist. Ja ma kogu aeg mõtlesin, et aga kuidas ma seda teen. Et artiklid jäid hästi teoreetiliseks ja see, et mismoodi ma siis päriselus ja vastuvõttudes neid lauseid või küsimusi sõnastan või mismoodi see suhtlus siis välja näeb, et selle sisu täite andiski mulle motiveeriva intervjueerimise koolitused, et siis ma saingi aru, et see on ikka päris suur töö harjutada ennast küsima teistmoodi, sõnastama teistmoodi, et selle ta andis, et ma arvan, et see õpe just süvitsi minnes on seda kindlust andnud, raamatute lugemine ja vahest ka selliste võib-olla näidislausete õppimine kohe raamatust, et et see võiks nagu töötada minu patsientidega ka ja siis sa õpid ja harjutad nagu uusi ütlemisi. Et sellist sügavust kindlasti nii arst-patsiendi suhtes kui ka kolleegide ja lähedastega suhtlemisel on see andnud küll. Ja et kuidas arstitöös seda kasutada. No vahest on arstiüliõpilastel ka selline mõte, et see võib-olla puudutab rohkem ainult perearstitööd, sest perearst on tihti just ka nõustaja ja eluviisi teemad tulevad just ilmselt rohkem käsitlusele just meie vastuvõttudes. Aga õpetades kõiki arstiüliõpilasi ja nähes seda, et tegelikult igasuguse tervisega seotud otsuse puhul on inimese toetamine ja abistamine selle juures hästi oluline, ükskõik millises eriala valdkonnas see siis toimub. Et kas või ka kirurgias see, et kui operatsioon ei ole nagu absoluutselt vajalik, aga tal võiks olla omad kasud ja patsient ütleb, et aga ma pigem siis ei läheks sellele operatsioonile. Või siis näiteks juhtumid, kus võib-olla operatsiooni koheselt ei kaaluta, näiteks mingisuguste kasvajate puhul ja jäetakse sellisele oota ja jälgi taktikale ja patsiendil võib-olla soov, et aga ma tahan sellest kasvajast lahti saada, eks ju. Et sellised valikud võivad ette tulla igasugusel erialal ja kas või see, et kas valida mingile uuringule patsient otsustab minna või ta otsustab mitte minna. Kas või siin igapäevaelust tuues näide, et me teeme Jämesoole-Vähi sõeluuringuid ja inimesed teatud aastakäikudes toovad meile peiteveretesti ja kui see peiteveretest on positiivne, siis järgmine uuring on koloskoopia ehk et siis selline toruga kogu soolestiku läbivaatamine. Ja ma olen kohanud arutelu, kus inimene ütleb, et ma ei tea, kas ma tahan sellele uuringule minna. Et ma ei tunne praegu mitte midagi. Ma olen just pensionile jäänud, et mul on selline hea elukvaliteet, ma just naudin elu ja elan ise enda jaoks, aga kui ma sinna uuringule lähen ja teada saan, et seal peakski vähk olema, et siis hakkavad ju ravid peale ja kuidas see kõik mind mõjutab ja kas ma üldse kõike seda tahan, et ma võib-olla elaks hoopis selles teadmatuses. Ja teisalt me teame, et kui Jämesoole-Vähk väga varakult avastada, siis ta on ravitav ja edukalt ravitav, et mida varem saadakse jaole, seda tõhusam on ravi ja inimene võib tervistuda ja jätkatagi oma elu täisväärtuslikuna. Aga just see arutlus, et
aidata siis selgusele jõuda, et kas siis minna või mitte minna. Nii et sellel on, mina näen just selliste meditsiinis on üsna palju halli ala, et meil võib, on küll selliseid otsuseid, mis kindlasti on elu säästvad ja elu päästvad ja kiired otsused, kus me ei saa kaalutleda ja need tuleb teha ja seal arstid kiiresti ka otsustavad seda teha. Aga teistel otsustel, kus võib-olla on aega, see ei pruugi olla nii üksühene, et ainult see, et kuidas arst ütleb, nii patsient ka teeb. Et see on väga lühinägelik, et inimestel tekib palju küsimusi ja võt see on see koht, kus motiveeriv intervjueerimine sind saab aidata, et patsiendile ei piisa sellest vastusest, kui sa arstina ütled, et mina arvan, et see on tähtis. Mõnele inimesele piisab, et kui autoriteet ütleb, et nii on. Aga väga paljudele siiski mitte. Nad tahavad, et nende hääl oleks kuuldud ja nende kõhklused oleks läbi kaalutud ja siin on väga laiad alad, kus saab kasutada meditsiinis igal erialal ja see ei ole ainult puhtalt eluviisi küsimused. Ma arvan, et see muudab seda, et patsient tihti saab oma mõtetes suuremat selgust, sest mis on peegeldamise mõttekus või mõte, et mina kui tervishoiutöötaja saaksin olla veendunud, et see, mida patsient sõnades välja ütleb, oli tegelik mõte. Sõnadel on ju palju tähendusi ja kui ma suhtun sellise oma eelarvamuse või hoiakuga, siis ma võin sobitada seda oma mõttesüsteemi või oma teadmistega ja arvata, mida patsient nende sõnade taga mõtleb. Aga peegeldades tagasi, üks asi arstina, mida ma saan kasu, on, et ma saan olla veendunud, et ma mõistin tõesti, mida inimene silmas pedas. Ja teisalt see teine pool siis, et patsient ise saab suuremat selgust, võib-olla just sellistes kaalutluskohtadega olukordades, et mida ta siis tegelikult tahab ja mina tervishoiutöötajana saan võimaldada siis selle nii-öelda ilmneda. Ja mis võib-olla arstina veel võiks sellest kasu olla, et kui lasta patsiendil rahulikult rääkida oma haiguse kulgu või kaebuseid, et siis tegelikult ka meie diagnostiline oskus või diagnostika täpsus saab minna paremaks. Sest uuringud näitavad ju seda, et arstid katkestavad patsiendi esimese kõnevooru kuskil 20 sekundi pärast. Ja juba tullakse esitama küsimusi või hakatakse esitama küsimusi, täpsustavaid küsimusi. Ja tegelikult osa anamneesist on puudu. Ja see võib sind diagnostiliselt hoopis valele rajale viia, sest et sa hakkad küsimusi esitama enda idee valguses või enda idee tõenduseks, aga võib-olla oli midagi veel olulist, mis jäi lisamata. Et usun, et kasusid on nii arstile kui patsiendile. No kui ma alles alustasin algava õppejõuna, siis ja me rääkisime tudengitega eluviisidest, eluviisi muutustest, mis on vajalikud, et näiteks vererõhuravis või teist tüüpi diabeediravis ja tihti ongi need ju eluviisi muudatused, et suurendada liikumisaktiivsust, teha selliseid tasakaalustatud toitumisvalikuid, loobuda suitsetamisest, kas vähendada või loobuda alkoholi tarvitamisest, magada hästi, mitte tarvitada narkootilisi aineid, stimulante, uinuteid või mida iganes. Ja kui tudengid küsisid siis, et kui palju mul on neid patsienti, kes siis tegelikult muutuvad. Ja ma pidin tõdema, et võib-olla ühe käe sõrmedel saan üles lugeda. Aga peale seda, kui ma ikkagi õppisin motiveerivat intervjueerimist ja ma arvan, et minu suhtlustiil ikkagi muutus, siis nüüd on mul selliseid patsiente ikkagi päris palju, kes neid muutuseid teevad. Ja võib-olla ka minu enda ootused on
rohkem kooskõlas patsiendi ootusega, et ma ei ootagi seda, et ta võib-olla totaalsed muutused teeks, vaid juba väikesed sammud muutuse suunas on minu jaoks suure väärtusega, et inimene läks ja kas või mõtles, et ahaa, et see muutus võiks mulle kasulik olla ja ma tegin selle ära või et ma valisin juba väiksema suhkrusisaldusega leivad näiteks poest ja et ma juba sellised muutused on minu jaoks väga väärtuslikud. Aga ja neid näiteid on nüüd päris palju, et just võib-olla suitsetamisest loobumise nõustamisel, alkoholi tarvitamise vähendamisel, toitumise muudatustel neid on. Aga võib-olla kõige vahvam lugu sellest muutusest on see, kus me õppetöös kasutame standardiseeritud patsiente, et need on inimesed, kellel meeldib natukene näidelda, vabatahtlikud, kes on tulnud siis appi meile õpetama ja nad ei ole päris patsiendid, vaid õpivad ära mingisuguse stsenaariumi. Aga tihti selles loos on natuke neid ennast ju ka alati. Ja meil oli siis selline stsenaarium, kus see standardiseeritud patsient pidi mängima suitsetamisest loobujat, et ta või kahe vahel oli, et arst tõstatab selle teema, et ma veel ei olnud nii kindel, et ta loobuda tahab. Ja mina olin ja me harjutasime seda läbi, et enne kui me tudengite ette lähme, me tegime sellist kuiva trenni, et mina olin siis tema nõustaja ja proovisin oma MI oskuseid ja tema oli siis nii-öelda standardiseeritud patsiendi kingades. Aga ta päriselt ka suitsetas veel. Ja siis me tegime selle intervjuu ära ja tema sai harjutada oma standardiseeritud patsiendi rolli ja mõne aja pärast ta ütleb mulle, et ma ei tea, mida sa tegid, aga ma jätsin suitsetamise maha. Nii et isegi sellises natuke tõsiselt tehes, aga mängulises keskkonnas võib sellel olla mõju. No kui ma õppisin esimesi oskuseid ja just peegeldamise oskuseid, et siis kellega sa ikka harjutad oma pereliikmetega. Ja mu tütar oli toona teismeline ja siis tulingi koolituselt koju ja mõtlesin, et ma siis proovin. Ja tema rääkis siis oma päevast ja mis siis kõik oli toimunud ja mina muudkui peegeldasin. Ja ta muidugi jutustas ja siis mingil hetkel ta ütles, et ema, et sa räägid täna nii teistmoodi. Nii et, aga talle igati meeldis seda rääkida. Meeldis niimoodi sellisel moel enda päevast jagada. Ja me MI-s räägime ka tunnustustest, mis on üks võib-olla olulisemaid või võimsamaid oskuseid, mis võib inimesi panna muutuse juttu rääkima. Ja tunnustuste sügavusest, et see tubli või hästi tehtud, et seda ei peeta kuigi sügavaks ja motiveerivaks tunnustuseks, et tunnustused peaksid puudutama või välja tooma inimeste ressursse ja võimekust ja olema sellised võimestavad. Ja minu tütar hästi tundlikuks muutus selle tubli peale, et kui ta kuskilt kuulis seda tublit, siis ta juba tundis, et see pigem vähendab tema motivatsiooni, et mis nad minust nüüd tahavad või kas kellel on mingi salasoov selle tubli taga või et vaikselt ja tema harjus ära ka teistsuguste tunnustustega siis. Et võib-olla sellised näited pereringist, aga eks pereringis ole ka õppijatelt ma ikka kuulen teistsugust tagasisidet ka, et seal sa ei ole nõustaja. Ja pereringis inimesed omavahel olles on ikkagi kõige ehedamal moel nemad ise. Ja pereringis inimesed tunnevad ennast võib-olla sõnadeta, nad teavad juba mis võib-olla teine inimene võib arvata või mõelda. Ja vahest pereringis neid võtteid kasutades ka koolitatavad ütlevad, et siis pereliikmed ütlevad, jäta nüüd oma see tehnika ära, et ma ei taha sellest rääkida. Nii et seda päris niimoodi tehniliselt pereringi tõsta
võib-olla ei saa, et siis tuleb ka kokku leppida, et kas sa soovid, et ma aitan sul seda muutust teha, et kas on see soov olemas, mitte nii, et sa kuskil seal niimoodi salaja hakkad toimetama. Et võib-olla pereringis on raskem, aga sellist ärakuulamist ja aktsepteerimist, ma arvan, eks see ikka tuleb kaasa mujale ka kui ainult töösse. No võib-olla raske on neid üksikult esile tõsta, et tegelikult nad on kõik olulised ja see peabki toimima kompleksina koos. Aga võib-olla, mis aastatega kõige rohkem ehk on muutunud, ma arvan, et just seesama aktsepteerimise ampluaa, et minu jaoks see mustvalge maailm on vähem mustvalge ja rohkem ongi selliseid halle toone, et ma saan aru just neid samu otsuseid inimeste tervisevalikute taga, et alati on mingisugused kaalutlused ja võib-olla ka kõik see, mida me oleme ülikoolis arstidena õppinud, ei sobitugi just sellele konkreetsele indiviidile. Nii et aktsepteerida ka seda, et see inimene just sellel eluhetkel teeb neid valikuid, nagu ta teeb, mis ei tähenda seda, et ma loobun proovimast, et ma ikkagi püüan aru saada, et mis paneb seda inimest hetkel praegu niimoodi valima ja kas on mingisuguseid motivaatoreid, et mis tema otsust kunagi võiksid muuta. Et ma nagu ei kipu võitlema nendega või sellise oma totaalse õiguse eest, et see, mida mina arvan tema tervisele parimat, et nii on see absoluutne õige. Ja sellega hästi seotud on ka autonoomia, et just seesama vabaduse andmine inimesele otsustuses tihti toob hoopis inimesed tagasi, et nad küll võib-olla täna ei otsusta seda, aga oma perearstitöös ma näen, et mitme aasta pärast võib-olla vahest on see tõesti aastatepikkune otsus. Inimesed tulevad tagasi, ütlevad, et nüüd ma olen valmis, et te pakkusite ja nüüd ma seda teeksin. Et võib-olla need kaks on mind nagu hästi võib-olla kasvatanud ja pannud asju teistmoodi nägema. No ikka on. Ma mõtlengi sellest pigem nii, et muutus on protsess või muutuseni jõudmine on protsess, et ei eelda, et see juhtub just nüüd ja praegu, kui me patsiendi ja arstina kokku saame, vaid et see alustatakse ja see kulgeb edasi, et see, mida me teeme vastuvõttudes, on alles võib-olla sellise seemne külvamine ja see mõttetöö inimese peas käib edasi. Tihti patsiendid tulevad ja ütlevad, et aga te ütlesite niimoodi või et teiega koos me arutasime teistmoodi ja ma kodus siis mõtlesin selle üle. Nii et see väga selgelt toob nähtavale selle, et see protsess jätkub. Ja just seda kannatlikkust oodata selle muutusega, et seda kindlasti on õpetanud ja sallivust, kannatlikkust ja samas võib-olla just, et mis on MI komponentides või MI vaimsuse osas, millest ennem oli juttu, et see aktsepteerimine, autonoomia, et Mikulici hiljuti avaldatud motiveeriva intervjueerimise edasi jõudnute raamatus, tema tõi välja, et tegelikult 5. vaimsuse komponent või üks lisavaimsuse komponent võiks olla ka uudishimu. Ja võt seda uudishimu ka mulle meeldib nagu kanda, et tunda huvi, mis toimub peale terviseteemade inimeste elus, et see mulle ka väga sümpatiseerib. Ja me räägime tervishoiutöötajatena ju tihti seda, et meie töö on väga pingeline, stressirohke ja läbipõlemise risk meil on väga suur. MI ei võta küll võib-olla pinget vähemaks, aga samas mina näen seda kasutegurit selles, et ma oskan tänu sellele oskusele vastutust jagada. Et
ma olen olemas patsientide jaoks ja aitan nendel teha parimaid otsuseid ja mind tõesti see huvitab ja ma tõesti hoolin. Samas ma ei võta seda koju kaasa, et ma oskan seda vastutust endalt ära anda. Et ma arvan, see on üks võib-olla väärtuslikumaid oskuseid, et sa professionaalses elus suudaksid olla olemas ja jagada, aga samas ise oma tervist säilitada. Minu jaoks on see võib-olla üks olulisemaid kasusid.